Tere, Ivar ja tere vaataja ja kuulaja. Tere vaataja ja kuulaja, ma vaatan kohe kaamerasse ka, et vaataja ka vaatab. 159. episood meil täna käsil ja mõtlesime veidikene siin, et millest võiks rääkida ja ma arvan, et sa jõudsid ka ette valmistada sellisel teemal, mis mind ennast on nagu kõnetanud, et kas inimene siis nagu päriselt muutub või mitte. Ja mis see muutub ja mis see muutus üldse päeva lõpuks on, on ju. Et see on üsna sügav teema selles mõttes, et siin-seal ikka kuuled inimesi rääkimas sellest, et see inimene nagu nii mitte kunagi ei muutu ja samas jällegi neid selliseid entusiastlikuid mõtteid, et me muutume kogu aeg, on ju, et võib-olla vaataks seda. Ma arvan, et selle teema ees on mitmed inimesed, juhid, kes kuidagi usuvad inimese parimasse potentsiaali, aga samas kuidagi järjepidevalt justkui nagu näed ja ootad. Nii et kuidas seda nagu vaadelda, et endas võib-olla mingit selgust saada? Aga sinu jaoks kerkis see teema just eelkõige sellest, et kas inimesed muutuvad või mis nurga alt? Ma arvan, ma olen üldse seda vaadanud, seda küsimust pikka laadi, et mis asi see siis nagu päriselt muutub ja kuidas see muutus siis välja näeb või ma saan aru, et ühtepidi me võime ju nii-öelda siis mõelda, et mis näitab mulle muutust, et kas see on siis, ma ei tea, minu majanduslik olukord või minu armastav suhe või mingisugune selline näiline väline nagu nii-öelda nähtus, mis kinnitab seda muutust, on ju. Ja väga sageli ma tegelikult muutusesse selle mingisuguse oma soovi või unistuse pärast justkui ka nagu läheme, on ju. Aga samas jällegi me mäletame ju nagu nii paljud, vaata, on ju, kõike oma elust justkui, et kui hakata ikkagi siis sorteerima, siis me mäletame võib-olla ka oma 2 ja 3 aasta taguseid asju, on ju. Et see on mind alati viinud, et kui ma näen ka inimesi oma nagu nii-öelda reaalsuses või olemises, siis meil tihti tekib see küsimus, on ju, et kas see muutus siis on või kuidas seda nagu nii-öelda vaadata üldse, on ju. Ja ma ei ole ka tegelikult sellele lõplikku vastust nagu nii-öelda leidnud ja võib-olla ei leiagi. Ja võib-olla sellel ei olegi vastust. Võib-olla küsimus oleks pigem nagu selles, et mis muutub. Ja siis tõesti, nagu sa viitsid, sellised trafaretsed laused, et kõik muutub ju kogu aeg, on ju, et ainukene, mis ei muutu, on see, et kõik muutub. Ja sellised nagu juba võidunud laused, on ju. Aga mis asi see muutus on? Et ma täna ka, kui ma mõtlesin selle peale, meie selle tuleva podcasti peale, et muutus on justkui nagu mingi selline uuenemine või areng, et me nagu kardame muutused, aga areneda me ju ei karda või uueneda me ei karda, aga võib-olla jah, see muutus, kui ta muutub nagu nähtavaks nii teiste jaoks või kui teiste inimeste muutus minu enda jaoks muutub nähtavaks, et siis sealt võib tulla mingi selline hirmutav aspekt lausa, ehk et see muutus kui hirmutav osa, ehk et korporatiivmaailmas ka palju räägitakse muutustest ja inimesed hakkavad kartma neid muutusi, tihti on ta struktuurimuutustega seotud, struktuurimuutused omakorda on seotud sellega, et inimeste arv väheneb ja muutus kui selline üldse on ka saanud siis tänu sellele kuidagi sellise negatiivse maigu juurde enda jaoks, ka tegelikult on tegu ju lihtsalt uuendusega või nagu iseenda update'iga või arenguga. Võib-olla siit jookseb sisse see, kuidas seda muutust tajutakse, on see, et see on niisugune nagu pinnapealne või virvendus, et see on nagu justkui tegevustes nähtav. Justkui näiteks ongi inimene mõtleb, et ma peaksin hakkama vähem reageerima või olema rahulikum või kõik need nagu nii-öelda lood, on ju. Ja siis sa püüad vägisi seda teha ja piisab nagu nii-öelda mingisugusest ettenägematust olukorrast, kus sa reageerid täpselt samamoodi, vaata, on ju. Et me jõuga nagu püüame muuta oma nagu nii-öelda siis tegevusi. Ja sama on ju ka nende muudatuste pool, et hakkame nüüd tegema mingit asja teistmoodi, on ju. Nad ei räägita väga nagu siis sellisest sügavamast tasandist, on ju see, et kuidas ma vaatan asju või kuidas ma nagu mõtlen asjadest, on ju. Et ta ikkagi on väga selline ja siis inimesed püüavad oma harjumusi muuta, on ju, kes püüab siis trennis käia, kes püüab mingisugusest sõltuvusest vabaneda, on ju, et midagi justkui nagu alati niisuguse tegevuse tasandil ja tahtejõu läbi vaata. Jah, see sügavam aspekt ja teine, selle juurde tahaks tagasi tulla kohe, aga teine asi, mille peale ma jäin mõtlema selle muutuse sügavuse taga, mitte siis tegevuse pealt, vaid lihtsalt selle sügavama tasandi juures,
mm, muutus, väga tihti me tahame seda, et olemasolevat olukorda enam ei oleks või läbi selle eituse. Aga nüüd, kui ma praegu ütlen, et ära mõtle õuna peale, ära mõtle õuna peale, siis sa mõtled õuna peale. Kui sa ütled, ära tee seda või ma ei taha seda, ehk et ma tahan muutust sellepärast, et midagi on vastumeelne või ebameeldiv, siis ma tegelikult kordan seda uuesti lihtsalt. Sest et meie kujutelm, meie mõtted, esoteeriliselt öeldes universum ei tea, mis asi on ei. Seesama näide, ära mõtle õuna peale, sa suure tõenäosusega mõtled õuna peale praegu, mis siis, et ma ütlesin, et ära mõtle õuna peale, sest et see eitus ei lähe läbi. Ja kui sa läbi eituse lähened või läbi negatiivselt, ma ei taha seda enam, siis sa tegelikult lähed läbi eituse ehk et sa kordad seda sama asja uuesti ja see muutus ei saagi toimuma. Et üks on see sügavuse aspekt ja teine on see, et meie muutuse vajal, selleks, et muutus toimuks, on meil vaja kõigepealt aktsepteerida ja vastu võtta seda, mis ta täna on, sest et muutus tahab viia kuhugi järgmisesse sammu. Aga kui me ei tea, kus me täna oleme, siis me ei saa liikuda järgmisesse sammu. Ega nende tegevustega me ei saa liikuda järgmisesse sammu, kui me ei tea, kus me täna oleme, kui me ei taha seda tunnistada ja me tahame ainult mõelda tuleviku peale, kuidas tulevikus on hea, võtmata vastu seda reaalsust, mis täna on. Jah, ehk et see vaade, millest sa tuled, et midagi on puudu, midagi on valesti, midagi tuleb siis nagu nii-öelda parandada, et tõenäoliselt see on see üks nii-öelda siis koht, kust nagu nii-öelda siis vaadatakse ja minnakse ja muutust ei nähta, kuigi see muutus on juba nagu olemas, on ju, nimetame nii muutust, on ju, siis sa vaatad ikkagi kogu aeg sellest kohast, et seda ei ole ja sellepärast sa ei märkagi. Sellepärast, et nagu kõik on ju kohe siin ja praegu olemas, lihtsalt küsimus on jällegi nagu vaatamises, on ju, et kuidas ma nagu vaatan, ega kui sa millegi vastu nii tugevalt oled, siis ma olen nõus, et see lihtsalt aktiveerub veelgi rohkem, on ju, ja sa kuidagi nagu nii-öelda ikka ja jälle nii-öelda näed ja kinnitad seda fakti, mida sa siis oled harjunud vaatama, uskuma ja nagu nii-öelda siis eeldama. Jah, no need on need, kes ütlevad, et ma ei taha mitte kunagi olla oma isa moodi või oma ema moodi on ja siis ühel hetkel 40-ndates, 50-ndates avastada, et oi pagan, näed, sama asja teen. Lihtsalt võib-olla mingisugusel teistsugusel kujul esialgu, aga kui sügavuti vaadata, siis ma teen sama asja. Ma tahaks sinu sügavuse juurde tagasi tulla, et me muutusi teeme tihti läbi tegutsemise ja toimetamise. Et on nii organisatsiooniliste muutuste juhtimise erinevaid mudeleid, mis ka räägivad seda, et tegutsemine on tegelikult pigem nagu üks viimaseid samme, aga ka siis iseseisva nii-öelda isikliku elu muutuse kontekstis. Et vaataks korra võib-olla koos, et mis need sügavamad kihid on, kus tegelikult see muutus alguse saab. Ehk et me muutuse puhul tahame tihti ju mingit nagu käitumislikku muutust saada, aga see on väga pinnapealne osa kõigest. Mis seal all veel on? See on selline huvitav küsimus ja minu taju täna ütleb nagu seda, nii palju kui ma olen lugenud, õppinud ja vaadanud, miks ma sellest aru ei saa, ongi see, et see nihe on sügav ja tegelikkuses see on nii, kuidas ma ütlen siis sügava tasandil, et sa ei mäletagi, et mingi muu versioon oleks kunagi olnud. See on selline nagu identiteedi muutus juba, selline transformatsioon. Aga sa ei saa sellest aru saada, sellepärast, et sa ei saa aru üldse, et sa oleks kuskil mujal identiteedis olnud. Ja selle läbi tegelikult muutuvad kõik inimesed, olukorrad, sündmused ka, sellepärast, et sa ei olegi neid mäletanud kunagi mitte mingi muutusena. Ja see on nagu sama näide, et ega röövik ei tea, et temast liblikas saab. Ega liblikas ei tea, et röövik oli. Et seda näeb väljaspoolt, on ju, meie paneme mingi tähendus sinna, aga ta ei tea seda, et nii, et nüüd ma olen röövik ja nüüd ma olen see on erinevad faasid, on ju, ja nüüd ma olen siis see liblikas. Või et aha, ma olin liblikas, ma olin see ja see teine, on ju. Et ma ei taju ise seda muutust. Sa ei saagi tajuda, sellepärast, et väga palju me püüame ja ma olen ise selles kohas ka olnud mõttetasandilt muuta mõttega. Ehk et see on tegelikult mõttemehhanism ikkagi, sa ühe mõttega püüad muuta teist mõtet. Aga sina seal taga oled ikkagi seesama. Aga kes see sina on seal taga siis? Aga täpselt.
see on küsimus, mida me ju endalt iga päev küsime, on ju, ja mina täna nagu vaatan seda nii, et sa ei saagi mäletada, sa ei saagi teada, sellepärast et see versioon sinust pole kunagi võib-olla kogenud ega näinud neid nagu nii-öelda lugusid, et ma ei tea, kas mina oma nagu eksistentsi jooksul seda kogen või ei koge, on ju, see ma arvan, et see ei ole loogikaga võetav teema, on ju. Aga nagu nii-öelda need, kes seda nagu nii sügavat, see on vist identiteedi muutus, millest räägitakse ikkagi väga sageli käitumistasandi muutusest, on ju. Et seesama identiteet hakkab justkui nagu käituma teistmoodi, ehk et me püüame parandada, muuta ja siis ehitada seda enda olemasolevat versiooni. ja see on ju see, millega me organisatsioonides või üldse ka isiklikus elus kokku puutume, et me tahame muuta kellegi teise käitumist, mis omakorda üldse, kas kellegi teise käitumist saab muuta ja nii edasi, aga see on omaette teema, aga aga käitumine on jäämäepealne osa, selle all on tõesti, seal on mõtted, on ju, aga see on ka veel ikkagi selline jäämäe, nagu selline veelähedane osa, on ju. Ja seal all on veel nagu uskumused, seal on emotsioonid, seal on väärtushinnangud, seal on voorused. Et inimeseks olemine tervikuna. Tühjus ka lõppkokkuvõtteks. Just. Kus pole mitte midagi. Just. Ja kui me vaatame iseenda sees, lähme nüüd täitsa kvantfüüsika tasemele, on ju, ja lähme kõige väiksema osakese sisse iseenda sees aatomi sisse, on ju, siis seal on ka 99% tühjus. Ei ole mateeria, vaid on tühjus. Ja see tühjus ongi see, mis siis nagu resoneerub siis muu tühjusega ja muude energiatega, no see ongi kvantfüüsikute selgitus siis sellele asjale nagu sagedus ja resonants, on ju. Aga jah, et mis me siis nagu oleme, et me muudame justkui sellist nagu füüsilist vormi ainult, et kas me üldse sellist nagu sügavamat olemust nagu muudame või me tuleme sellise mingisuguse sügavama olemusega, mis on muutumatu, aga need kihid ja maskid ja vormid seal ümber lihtsalt muutuvad. Ma usun ka, et meis on olemas muutumatu osa. See vist näeb ja on kõike teada ja kõike nagu olev, on ju. Et lihtsalt inimmõistus ei ooma seda. Me mõistus polegi selleks, võtame nii-öelda meie siis ajutöö polegi selleks loodud. Kui me saame aru, milleks meie siis ajutöö päriselt nagu loodud on meie, siis siis oskad ka seda tegelikult sihipäraselt nagu nii-öelda kasutada, seda aru, et ta töötab sinu jaoks, mitte sinu vastu, et mingil etapil ta võib töötada, on ju. Aga sa minu mõnest tõid nagu hea vaate külge või juurde ongi see, et see tõenäolisus, et sa üldse koged mingit muud nagu nii-öelda siis olemist, mitte seda nii-öelda siis silmadega nähtavat kogemust, tõenäoliselt tuleb ikkagi sealt kohast, kui me muutume nagu, kuidas ma ütlen, siis aktsepteerimiseks kõiges, mis on. Ükski kogemus ega ükski nagu nii-öelda inimene ega mitte miski, et sul ei ole mitte mingit soovi, mitte midagi enam muuta. Et see on paradoks. Jah, just. Ehk et sa võtad selle tegelikkust täpselt sellisena vastu. Võib-olla see ongi üks muutus, mida meil on nagu ka mõttetasandil ja käitumistasemel vaja teadlikult ette võtta, et me tuleme sealt tulevikust nagu ära siia oleviku poole. Ja ka minevikust ka, et need on mõlemad nagu tööriistad, öeldakse, et coaching, mis on nüüd kõik populaarne, on ju, aga et coaching tegeleb tulevikuga ja teraapia tegeleb minevikuga, on ju. Aga kumbki nendest ei ole nagu elus tegelikult oluline nagu pikas plaanis. Need on lihtsalt tööriistad, mida sa korraks kasutad. Korraks käia kuskil tulevikus, ehk et siis olevikus võib-olla olla rohkem inspireeritud või midagi muud, on ju. Ja korraks käia minevikus mingi teraapiasessioonide raames, on ju, mingi perioodi selleks, et seal vabastada emotsioonid, mis sul muidu ankruna kinni hoiavad, nagu pommid vangi vanasti vanglatesse vange kinni hoidsid, on ju, keldris. Aga elu ei ole ei teraapia ega coaching, et elu on ikkagi elus siin ja praegu koha peal, on ju. Ja igasuguste puhul ka, et meil on lihtne hakata selle tuleviku muutuste suunas nagu tegutsema, kuhu me tahame, et milline see, ma ei tea, visualiseerima, milline see tulevik peaks olema. Aga ta ei realiseeru, kui me ei suuda võtta vastu seda, et okei, täna on niimoodi täpselt nagu on.
no vaata jah, vaata siin, ega siin see manifesteerimise ja see niisugune New Age vaade, et selles mõttes see vaade, kus kohas sa läbi nende tegevuste ja siis käitumismustrite muutumise ja siis uute harjumuste kujundamise tee läbi nii-öelda püüad siis ellu viia või ellu tuua seda, mida sa nagu nii-öelda soovid, vaata onju. Aga me teame, et on olemas ka tegelikult selline vanade siis pühakute vaade, kus kohas tegelikult need asjad sünnivad ellu ilma sinu nagu nii-öelda siis pingestuseta. Ehk sa tegelikult justkui nagu nii-öelda häälestad ennast selleks, et vaata näitlejatel on võime ju ümber nagu nii-öelda häälestada ennast. Ma arvan, et see võib-olla on meisterklass, mida inimeseks olemises on võimalik saavutada, aga kohe kindlasti mitte läbi nende siis praktikate ja õpetuste, mis võib-olla hästi laialt levinud on. Et ma arvan, see on niisugune, kuidas öeldakse siis püha ja selline protsess on ja kas see hing on valinud seda selles eksistentsis teha või mitte, see juba ei ole ju, ei sõltu meist, aga kui meil on väike tunne ja huvi sinna, siis võimalik, et seal on potentsiaal. See näitleja osa on praegu hästi huvitav näide, ma hakkasin mõtlema selle minu üks, ütleme, Ameerika filmi näitlejatest lemmiknäitleja Meryl Streep, nagu ta suudab kehastuda väga hästi ümber erinevateks tegelasteks, kui tema erinevaid filme vaadata, aga samas on alati selles rollis, ükskõik mis rolli ta teeb, on midagi alati tuttavat ja see kordub rollist rolli. Ehk et kas see ongi siis see tema nii-öelda see puhas osa, ehk et see osa, mis on muutumatu, mida ei ole võimalik muuta ja mida ka ei peaks muutma ja isegi kui tahaks muuta, siis seda ei ole võimalik muuta. Ehk et ta kannab nagu iseennast selles igas rollis, ükskõik keda ta mängib, lihtsalt rolli või mõne riigi peaministrit või mida iganes ta mängib, on ju, et temas see mingisugune puhas olemus on alati seal olemas. Aga ta kasutab teadlikult seda kohanemist mingisuguse teise rolliga. Vaata siin, kui nüüd püüda tajuda, siis üks vaade on see, et ma olen maailma keskpunkt või siis ma olen osa kogu tervikust. Siit ma arvan, tuleb see selline tunnetaju nagu nii-öelda kätte. Jah, et kas ma olen maailma keskpunkt või ma olen osa tervikust, on ju, või osa tervik ongi maailma keskpunkt. Mine seal tea, vaata, need on jällegi nagu avastamise kohad, on ju. Aga see on hästi hea point jah, et ma olen lihtsalt osa tervikust, ma ei ole maailma keskpunkt, ükskõik kui palju ma tahaks olla. Sa oled osa kõigest sellest, mis on. Ehk et tegelikkuses sa saad aru, et kui väikselt sa oled ennast näinud, ehk et kui me ennast identiteediga nii-öelda samastame, siis paratamatult me seame endale piirid, piirangud, käitumised ja kõik need nii-öelda asjad, et näitlejad teavad seda, aga see osa, kes seda kõike näeb ja seda siis teadvustab, ta on alati teadlik. Võib-olla siit on koht lihtsalt, kellel on tõesti sügav soov tunda oma nagu nii-öelda siis muutumatut osa endast, siis ongi esitada see soov sellega ühendada. Et ega kõik ju asjad toimuvad, et milleks siis küsida miljoneid, kui tegelikult kogu miljon on sinu sees. Jah, no see tuletab selle sama transformatsiooni teema ikkagi meelde. Ma ei tea täpselt, kuidas näitlejate väljaõppe ja koolitamine käib, aga ma olen kuulnud osade tuttavate kaudu, kes on seda teekonda läbinud ja ma saan aru, et selles teekonnas üks väga oluline osa on see, et justkui nagu võtta inimene esmalt tema enda loal ja toel on ju tükkideks ja täiesti nagu tükkideks ja kujundada selline oskus neid tükke kasutada. Aga see, mis järgi jääb, see puhas essents jääb seal nagu järgi ja ma kujutan ette, et sellises väga sügavalt selle õppe nii-öelda läbinud või selle kõik endaga kaasa võtnud inimesel, ma arvan, et ongi see, et see sügav osa on temal endale saanud nähtavaks, see muutumatu osa. Ja kui see muutumatu osa on saanud temale nähtavaks, siis see saab ka nähtavaks teistele ja ta oskab oskuslikult panna neid selliseid ajutisi kihte endale peale, aga samal ajal jääb kumama see sügav osa läbi, sest et see on see, mille pealt ta tegelikult toimetab. Ja kui me nüüd tuleme sellise praktilise organisatsioonide igapäevamaailma, äriorganisatsioonide maailma, siis me isegi ei võta, mulle tundub nagu ruumi või aega ka individuaalselt selle jaoks, et üldse lubada endale mingisugustel osadel nagu ära kukkuda seda sügavamat transformatsiooni. Me ei luba nagu uue identiteedi kujunemisel
ja me oleme selles tegutsemise tasemel, ehk et seesama see tegutsemine versus olemine, human being versus human doing, ehk et me seda being ut kui sellist nagu ei luba isegi seda hakata natukene välja kuvama, sest et siis ta ei sobi ju süsteemi enam. Siis ta ei ole süsteemile sobiv ja ta võib olla kahjulik süsteemi jaoks lausa, sest et ta hakkab vastu töötama võib-olla süsteemile. Jah, mul ka tunne, et eks ta sellises organisatsioonides sageli on ikkagi veel seal sellise hirmuga nagu seotud kohas, on ju, et kuigi juba teadvustatakse, saadakse aru ja tegelikult räägitakse ikkagi sellisest soovist saada sellist, kuidas ma ütlen siis, pühendumist ja kaasatust ja kõike seda, mis meie hing siis tegelikult nagu nii-öelda on, sellist sügavust, tähendust, sügavust, aga samal ajal püütakse seda mõistusega nagu nii-öelda luua ja luuakse siis süsteeme ja toimetatakse loogikast, on ju, sest loogika loob ju tegelikult süsteemid ja teed ja kaotatakse siis nagu süda ära, aga samas seda ihaldatakse ja soovitakse väga palju, mis annab märki ja tunnet sellest, et sinna sellesse keskkonda on hakkamas tulema, on ju, või on loomus see nii-öelda siis olemus. Sest muidu me ei oskaks seda isegi küsida, et kui sa oled ikkagi täiesti nagu veel seal tasandil, et midagi muud sa ei, kuidas ma ütlen, siis ei tunnista, kui ainult siis süsteeme, protsesse ja loogikaid, siis sinna nagu see tekkida väga ei saa, võib, kõik asjad on võimalikud, on ju, et mina ei sea millelegi nagu piire, aga üldiselt me näeme, et kui juba need soovid on, siis seal on juba nii-öelda seeme sündinud. Siis tuleb vastmist saada niinimetatud ja seal on loogiline, et sa eksled ja püüad vahepeal minna loogikasse ja vägagi nagu suruda ja samas jällegi lõdvestuda. Et kõik, ma arvan, sellised ilusad osad sellest kohast. Ja sa kasutasid sellist sõna nagu luuakse ja kaotatakse ja nii edasi, on ju, aga et seal ei ole mingit sellist nagu kolmandat mingit suurt venda kuskil, kes loob ja teeb, on ju, ehk et see on mingisugused osad meist endast, mis loovad ja kaotavad ära selle inimeseks olemise osa ja kujundavad meist sellisest nagu tulemustele ja efektiivsusele orienteeritud masinavärgi, on ju, kaadri või personaliressursi. et see on mingisugune osa meist, mis otsib seda stabiilsust ja kindlust ja turvatunnet ja raamistikku aga nii nagu elu on duaalsus, siis see teine osa ka, et kus ma niimoodi kerguse ja mõnuga ja ennast mitte kõrvale pannes suudan luua. Et üks ei välista teist, on ju, see efektiivsus ja fookus ja see tulemus ja et see materiaalne aspekt ei ole välistatud, sest et maate ema on ju, on kõik olemas, see ongi maised teemad, on ju. Ja siis on sellised nagu vaimsed teemad, nagu miks on ka meie nagu sõnavaras ka, on maa, ema ja taeva isa, ja ma olen nende kahe laps nii-öelda ülekantud tähenduses või spirituaalses jutus isegi niimoodi räägitakse, on ju. Ehk et need kaks asja peavad mõlemad olema, on ju, ehk et selline ratsionaalsus, maisus, materiaalsus ja samal ajal ka selline kerge ühendus millegi suuremaga, ehk et see vaimsus kui ühendus millegi suuremaga või tajumine, sellest, et ma olen lihtsalt üks osa millestki suuremast, mitte ma ei ole siin maa peal ainult mina ja siin kõige olulisem ja maailma naba, on ju. Vaata, siis tulevadki mängu sellised sõnad ka nagu nii-öelda siis meie spirituaalne visioon on ju, siin tuleb mängu meie jumalik DNA on ju, et sa tegelikult nagu saad aru, et on veel kihte ja olemisi, isegi kui sa ei pruugi seda täna tajuda ja mõista, siis kui juba see sõnavarasse tuleb ja see sinuni välja tulevad need sõnad, seal on juba miskit juhatust, nii et mina usun ka, et tegelikult ma olen kogu aeg juhatatud, on ju, ja see info, mis minuni peab jõudma, jõuab minuni, et see on mind õpetanud elus sellest kohast, et ära nagu nii-öelda torma ette sündmustest, sama see tohutu uudishimu ja kõik see on kuidagi lahtunud, sellepärast et ma nagu näen, et niikuinii kõik tuleb, on ju, mida ma siit nagu nii-öelda üle pingestan, on ju, et kõik need pettumused, mis peavad tulema, tulevad, kõik need nii-öelda äraandmised, mis tulema peavad, tulevad, on ju. Ja mitte sa ei vaata sellest kohast, et nad on kuidagi sinu kuidagi kahjuks, vaid vastupidi, sa saad aru, et kõik on see sinu jaoks, on ju. Et see kõik nagu kind of jälle kujundab
miskit olemist, mida sa tänapäeval isegi ei oska tajuda. Sa võid saada aimust sellest, kui sa nagu tahad ühenduda oma, siis nimetame niimoodi võib-olla kõrgema selle kehastuse potentsiaaliga. Sa saad sellest küsida ju pilti, et mis see on või kuidas see välja näeb, mismoodi ma kõnnin või mismoodi ma mõtlen või mismoodi ma vaatan. Sa hakkad saama sealt väikseid selliseid ideid. Aga mina ikkagi usun, et see lõplik nii-öelda selline päris see identiteedi tasandi nii-öelda siis muudatus toimub niimoodi, et sa ei saa isegi aru, et sa polegi kunagi mingit muud elu elanud või. Et see kuidagi nagu natuke insomnia teema. Vähemalt sinna mina olen nagu nii-öelda jõudnud. Nii kaua ma mäletan kõike seda, mis on. Siis on üks elulugu, üks saatuse nagu selline koht, mida ma saan parendada. Muidugi absoluutselt, see ei olegi küsimus. Alati me saame oma seda saatust tõsta, parendada ja kogeda seda hästi nagu kõrgelt tasandil. Aga siin tasu segamine ajada siis selle päris sellise transformatsiooniga, millest räägitakse. See on täna minu õpingutes olnud see, millest ma aru saan. Et neid sõnu lihtsalt väga sageli aetakse segi. Ja kõik on fine selles mõttes, et me ei pea kuskil keegi halvasti või paremini ennast tundma, et ma arvan, et spirituaalsus ei ole võitlus. Spirituaalsus ei ole mis? Võitlus. Võitlus. Ta ei ole mingi võidusõit, ta ei ole kuidagi pidi konkureerimine mitte millegiga, et ma ei usu, et see väga isegi sinu nagu nii-öelda selle mõttetasandi nagu nii-öelda töö on, et see on tõenäoliselt siuke teaduse ja meie võib-olla mingi jumaliku plaani nii-öelda siis kombinatsioon. Kuigi ma olen näinud ka seda, et see küll ei ole siis suurenäosusega mingi väga suur spirituaalsus, aga et selline võistlemist, et kes on rohkem spirituaalne. Et seda on ka ikkagi sellistes vaimse tööga tegelevate inimeste seas ikkagi on näha seda aega, et mina olen rohkem spirituaalne ja hõljun kergemalt kui sina. Vaata, see on turundus, on ju, et meil tuleb sellest ka aru saada, et täna juba osatakse kasutada sellised sõnu nagu jumal, jumalik, manifesteerimine, kõrgem hüvang. Need on tegelikult väga sageli ka kasutatavad marketingi sõnad selleks, et sind oma content'i asja kulge nagu saada, mis on inimlik selles mõttes. Siit on ju osatud ära kasutada neid sõnu, mis töötavad meie teadvusega, mis tekitavad sellise, see inimene räägib samat keelt ja samat mõtet nagu minu, ega inimesed rumalad ei ole, nad saavad aru, mis on keel, on ju, et selle nimel on teadus töötanud väga palju aega, on ju. Ja, nüüd me oleme läinud selliseks vaimseks spirituaalse kallakuga selle jutuga siin. Ma tuleks korraks sellise nagu teema juurde tagasi, mis puudutab igapäevas organisatsioonides töötamise nurka, et kas seesama küsimus, et kas inimesed muutuvad, et mida juhtidelt ikka, et ikkagi ta ei muutu, on ju, me tegime niimoodi, leppisime kokku, ikkagi ta ei muutu, on ju, me ootame seda käitumise muutust, on ju, aga kui me päriselt tahame seda muutust toetada nii endas kui ka teistes, aga üldiselt me ikkagi tahame teisi muuta, et saades aru, et seda ei ole võimalik teha, aga et siis kas inimene muutub, see on natukene sarnane küsimus mu jaoks, et kas isiksus muutub. Ja ma arvan, et inimene on muutumisvõimeline, inimene isiksus võib ka väga palju muutuda, aga see ei saa tulla väljaspoolt selles mõttes, et kus see muutus pärineb, et kellele see muutus nagu kuulub või jah, et ma arvan, et see on nagu oluline, et me suudame nagu internaliseerida siis selle muutuse viisil, et inimene ise tunneb, et ta tahab muutusesse asuda. Räägime isiksuse muutusest, siis muidugi see on võimalik, nagu ma enne ka nagu mainisin, et see on ikkagi seesama isiksus nende samade lugude, kogemuste ja kõigega, mis tema elus on siis toimunud, kus ta on õppinud siis vaatama oma siis minu vaates kogemusi uuest vaatekohast, on ju, ta näeb neid teistmoodi. Ta ei näe enam, et väljakutse on tema jaoks nagu väljakutse, vaid ta näeb seda, et see on nagu võimalus, tema mõtteviis on tõenäoliselt transformeerunud, nimetame nii, kui seda võib nii nimetada, et pigem võib-olla ta on lihtsalt hakanud vaatama asju teistmoodi, see on õppimise tulemus, me õpime nagu nägema, me nagu nii-öelda avame oma mõtteviisi, et see sealt kohast muidugi, et isiksus on ka ju tegelikult muudetav ja seda on teha ka võimalik kergemalt, lihtsamalt, on ju, ja minu meelest ongi ilusad need elukogemused, mis toetavad selle olemasoleva isiksuse siis muutuseid, kui me räägime nendest kui muutustest, mille läbi sa siis koged ennast uut moodi, on ju.
sa kogedki kogemusi uutmoodi, on ju, et võimalik, et sa saad mingitele, nimetame nii siis kannatustele teha stopi et su elu ei ole enam kannatus, sul ta võib-olla ongi pigem selline, aga sa tõid ennem ilusa koha välja, et hakkab ikkagi sealt pihta, kui sa ei tahagi enam mitte kedagi muuta, vaata, on ju. Ja kui sa ikkagi sinu väärtustega, noh, see on minu meelest, mida mina olen oma identiteedi puhul või tänase isiksuse puhul nagu näinud, kus oli soov olla hästi nagu meeldiv inimene, siis sa nagu valid selle, et ma tegelikult valin olla nagu austatud, on ju. Ja sa saadki aru, et see ei tähenda alati nagu meeldimist, ehk et sa oskadki öelda mingitele asjadele ei, ja kui see minu väärtustega kokku ei sobi, siis ma nagu nii-öelda olen seda valmis ka nagu ütlema ja lõpetama neid selliseid koostöösi ja suhteid, on ju. Et see läheb nagu sinna tasandile, et siin on teatavat mõttes vaja nagu ka teadvustamist, on ju. Kui me nüüd räägime sellisest mitte nii utoopilisest tasandist, võib-olla pigem sellisest psühholoogilisest vaatest, mida me siin ka juba inimeseks olemise kogemustest nagu teame. Seda ma olen nagu saanud, aga need ongi kogemused, et kui sa saad ikkagi 10 korda su headust nii-öelda siis kasutatakse ära, siis selle läbi sa nagu õpid oma headust jagama. On ju, mitte sellest kohast, et ma kõigile tahan nagu nii-öelda jagada ja anda head, on ju, ja vaadata sinna taha, miks ma seda teen ja võtad oma jaoks mingisuguse uue vaate, mõnikord sa kukud kõrvaks kokku, teed ikka vanat moodi ja sa harjutad ennast ümber, et sa lubad endale öelda ei, sa lubad endal lõpetada nagu suhteid või kui sa kellegi aktsepteerid, on ju, näiteks oma kaaslase, siis sa aktsepteerid ta sellisena ära, nagu ta on. Ta ongi terve elu diivani peal. Sa lihtsalt aktsepteerid selle ära. No, makes sense. ja ikka mulle meeldib see lause, et me hakkame muutuma siis, kui mitte muutumine on piisavalt ebamugav. Et kui meil seda ebamugavust ei ole, siis me ei ole nagu vajadust nagu muutuda, sest et muutus, no ta võib olla ebamugav, sest et selle eest tuleb katsetada ja me oleme õppinud, et me peame kõike õigesti tegema, siis kui me katsetame, siis me ei tee kõike õigesti ja see on ka igasuguste muutuste, kui me eeldame inimeses nagu muutust, on ju, siis me tahame, et ta hästi kiiresti peale meiega vestlust juba oleks muutunud. Ja muutusele ka, ma arvan, mida me peame eristama, on erinevad tasandid, et üks on selline võib-olla kohandumine, siis on võib-olla muutus, siis on võib-olla üleminek ja siis on transformatsioon, need on nagu kõik, nad on erinevad asjad, aga me nimetame seda muutuse all tihti seda sama asja. Me peame selle all silmas mõnikord transformatsiooni, mis võib olla väga raputab, see on põhimõtteliselt identiteedi muutus, selleks, et identiteet muutuks, peab puhastuma tänane identiteet välja sinust, ehk et sinu elu peab ümberringi nagu justkui kokku kukkuma või lagunema mingid ümbritsevas kui ka sisemaailmas mingis aspektid. Ja kui me tahame organisatsioonis transformatsiooni, näiteks mis kultuuriline muutus sisuliselt on transformatsioon, siis see eeldab sellist 7–9 aastat väga sügavat tööd juhtide poolt, kes on valmis pühenduma sellele ja kes on valmis ka oma haavatavust ja oma sügavamat olemust sisse tooma, kes on valmis ise transformatsiooni minema, et päriselt oma identiteet nii-öelda reformida. Siis on meil üleminek, mis võib olla täiesti lihtsalt selline, ma ei tea, arenguetapiline küsimus, on ju. Üleminek, ma ei tea, organisatsioonina sellisest kasvule orienteeritud organisatsioonist sellisele hoidmise või stabiilsuse organisatsioonile või siis vähenevale organisatsioonile. Üleminek, ma ei tea, inimtööjõul AI tööjõule, et see on järgmine ülemineku etapp, mis meil kõiki väga palju ees ootab, erinevates sellisest automatiseerimist võimaldavates töödes. Et meil on lihtsalt mingisugused loomulikud üleminekud. Siis on meil need muutused, mis on võib-olla sellised mõneaastased teemad, siis meil on lihtsalt kohandumised või ümberkohanemised, mis on väga kiiresti võimalik teha. Aga mulle tundub, et väga tihti, kui me tahame nii organisatsioonides kui ka iseenda sees tahame mingisugust muutust, siis me peame silmas transformatsiooni, aga ootame nagu tegevuste kiiruse kontekstis sellist kohandumist. Minu meelest sa tõid hästi välja, et need on kõik tegelikult erinevad, kuidas ma ütlen, elemendid ühe asja nagu siis all nagu muutus on, et mina vaatan veel seda sellest kohast, et see on sünd, see on kasv,
see on õitseng ja see on surm, on ju, et noh, see on tegelikult kuidagi nagu niisugune elutsüklilisus, on ju, et eks siis seda saabki nagu ka sääraselt nagu nii-öelda vaadelda, et tal ongi nagu etapid, on ju, ja need on igale siis nagu etapile või igale nagu elemendile on siis iseloomulikud omad asjad, on ju. Aga jah, ma olen nõus, et väga sageli muudatuse koha pealt me ootame nagu nii-öelda, miks juba see asi pole muutunud, aga me vaatame ikka sama pilguga. Vaataja on sama, selles mõttes, kui vaataja nagu nii-öelda pilk ei muutu, siis sa ei saagi muutust kunagi näha. Ja ma kunagi lugesin seda, et isegi kui sina oled muutunud enda sisemuses, siis teised inimesed näevad seda kuskil 1,5 kuud hiljem alles. Ehk et sa käitud juba uut moodi, aga teised veel ei näe seda. Ja 1,5 kuud ja see on see oht, kus sa kukud nii-öelda nagu tagasi sellesse vanasse, sest et teised kohtlevad sind nagu sinu eelmist versiooni sinust. Sellepärast ongi nagu ju mõnes mõttes on see, et jaga ja räägi, aga jällegi see vastutuspartner, kellele sa teed, võiks olla nagu ikkagi teadlikult ja hästi valitud, sellepärast kui me räägime seda sõpradele, tuttavatele, siis nad väga sageli hakkavad, alles oli sul selline asi, kuidas sul seal läks, nad tegelikult teatud mõttes tirivad ja tõmbavad sind tagasi ka, et hea soovitus siin koha peal. Kui me räägime oma unistustest või kui me räägime, mida me nagu kavatseme teha, siis mõnes mõttes jätta see nagu endale või siis tõesti väga, väga lähedase nagu nii-öelda partneriga seda rääkida, sest et ma ei tea, võib-olla sa oled isegi kogenud, et räägid kellegile, räägid teisele, räägid kolmandale, lihtsalt jagamise mõttes on ja me oleme seda harjunud tegema ja siis oled juba muutunud ja asjad on sul juba teistmoodi, nad tulevad, aga kuidas see asi sul siis täpselt nagu nii-öelda, sul oli ju alles see värk ja toovad jälle justkui nagu mälestusi tagasi sinna vanasse asja, on ju. Et mul kolleeg kahjuks ütleb hästi ilusasti, et kui ta läheb minema, siis ma küsin, no kuhu menek täna siis on, on ju. Ma tulen töölt. Ta ütles, ta ei räägi, kuhu ta läheb. Siis ta võtab selle ilu ja võlu sealt nagu nii-öelda ära, on ju. Et pärast siis, kui ta järgmine päev tuleb ja tegi midagi põnevat, siis ta jagab seda, et whatever ta tegi, on ju. Aga seda nagu nii-öelda etterääkimist nagu justkui ei olevat. Mina ei ole kunagi sellest aru saanud ausalt öeldes. See, mida sa praegu välja tood, et ära räägi oma suurtest sihtidest või unistustest teistele, et ma olen seda kuulnud ja mul on alati mingisugune error sellega olnud ja praegu ka, kui sa ütlesid, ma ei saa aru, mis värk sellega on. Et miks ma ei peaks? Ma olen rääkinud, ma olen inimestele siin rääkinud mingisugustest asjadest, millest ma unistan, on ju, siin on tuhanded inimesed kuulavad seda. Et aga mina olen ka selle nagu nii-öelda vaate alles sellises, kuidas ma ütlen, avastusfaasis. Mida ma nagu vaatan on see, et kui me räägime ja oma sees seda unistust ei koge, ehk et me hakkame seda rääkima, siis minu meelest kaob kuskil pool sellest asjast nagu nii-öelda ära, et see sisemine küpsemine koos oma unistuse või sooviga on siuke omamoodi nagu protsess, vaata, on ju. Isegi kas keegi midagi nagu täna mind see nagu väga enam ei morjenda ka, kui keegi arvab midagi muud moodi, on ju. Aga minu meelest on see ka ajule teatud mõttes, kui me selle välja räägime, natuke nagu ka signaal, et see on juba justkui ära olnud, vaata, on ju. Et ma mõtlesin, miks siis nagu need soovid ja unistused ei ole läinud nii, nagu ma nagu olen soovinud, on ju. Ma olen vaadanud erinevatest aspektidest seda. Ja siis ma kuidagi nagu olen ka õppinud ja vaadanud, et täna ma praktiseerin seda mitte sellepärast, et ma arvan, keegi seaks mu unistused ohtu, vaid pigem see on selline sisemine kogemine, on ju, ja seal on oma nagu nii-öelda, kuidas ma ütlen siis püha ühendus minu endaga. Ainult puhtalt selle koha pealt. Mõnikord olen saanud just vastupidi, kui ma nagu jagan, ma olen saanud nagu jõudu, et ma tahan järgmist raamatut kirjutada, on ju, ma kui jagan seda, et ma muudkui kirjutan seda ja kirjutan erinevatele inimestele jagan seda, kuskil tuleb jutuks, on ju, siis nad kirjutavad, küsivad või kuidas sul siis selle kirjutamise ikka läheb, siis tuleb meelde, et ai, pagan, ma nüüd ei ole kirjutanud, on ju. Ehk et see nagu distsiplineerib või on siis teine aspekt, mida ma olen enda puhul märganud, et kui ma olen jällegi jaganud kellegagi, siis ma olen mõnikord kuulnud, et iseennast rääkimas ja aru saanud, et tegelikult see ei ole see, mis ma tahan. Või see ei ole see muutus, kuhu poole ma püüdlen. Et nagu kahte pidi. Aga enamasti ma olen ikkagi saanud seda nagu julgustust sellest. Mina võib-olla olengi täna selles kohas, kus see sisemine julgustus ja kõik see toimub. Ma ütlen, mõlemad vaated on täitsa nagu fine, et mina lihtsalt täna iseenda jaoks praktiseerin seda poolt, on ju. Ja ma tunnen ja ma näen ja ma kirjutan
ma kirjutan oma märkmikusse ja vaatlen seda nagu nii-öelda eemalt, et ma usaldan, et see pilt, mis tuleb, on just kui minu nagu nii-öelda pilt on ju ja mulle meeldib täna seda seesmiselt kogeda ja võib-olla mitte nagu nii-öelda välja hetkel rääkida, et kui ta on niimoodi siis kuidas ma ütlen siis nähtav, katsutav ja näidatav, siis on seda võimalik teha. See on täna, kuhu ma olen lihtsalt enda elus jõudnud ja ma ütlen, et me peamegi enda jaoks kasutama selliseid metoodikaid ja selliseid vaateid, mis meid ennast kõige rohkem toetavad ja kõnetavad. Ja, minu püha teema, vaata, minu enda püha teema. Võib-olla see on ka tulnud sellest, et on ka minu elus olnud palju seda, et kui hakkad tegema, rääkima, siis on olnud kõiksuguseid vaateid ja selliseid, kuidas ma ütlen siis mõnes mõttes väljakutseid pakkuvaid kohti, kus ma tunnen, et ma nagu nii-öelda õigustamise ja ärarääkimise teemal olen just vastupidi nagu nõrgestanud seda jõudu, vaata, on ju. Et võib-olla see on minu kogemus lihtsalt selline. Ja, aga see on siin nii valdav, et ma olen seda ütlust nagu nii palju kuulnud, et ja võib-olla sellel on mingisugune point, ma arvan, et võib-olla kui sa selle nagu räägid, et siis see kuidagi kaob, mingi energia kaob sellest nagu ära, et sa annad selle nagu endast välja, et selle loomeenergia või loomejõu annad endast välja ja seda tasub nagu hoida ja võib-olla küpsetada enne, kui ta on niimoodi materialiseerunud mõttetasandile. Ja võib-olla, kui sul on see vibes või niimoodi vibratsioon, nimetame nii, on ju, selline suhteliselt tugev, selline, mis on kõrgemat sorti, me saame aru, millest ma siin räägin, on ju, siis seal on juba võib-olla nagu teine lugu, see annab just nagu jõudu juurde, aga jällegi, kui sa oled struktuuri andnud oma unistusele, et väga sageli me tahamegi rääkida, et struktuuri panna, aga struktuuri sa saad tegelikult ise ka paberi peal nagu luua sellele, on ju. Ja selle unistus ja muutused nüüd, et kuidagi väga loogiliselt nagu seotud mu jaoks, et mingi muutus on see transformatsioon, üleminek, muutus, kohanemine, et see ei saa toimuda, kui mul nagu pole unistust. Ehk et mul on mingisugune unistus nagu vajalik, see ei ole nii väga, ma arvan, nagu tulevikus elamine, vaid mul on mingisugune visioon, ütleme muudatuse juhtimise teooriates, et sa ei saa, muutus ei toimu, kui sul ei ole visiooni. Et visioon on eelduse üldse mingisuguse muutuse toimumiseks, siis saab tekkida see tahe, siis saab tekkida mingisugune teadmised sinna, mingid oskused, mingid ressursid, mingisugune tegevusplaan saab selle järele üldsegi tekkida. Kõige algus peab olema see, millest sa unistad. No mõtle, siin ongi nagu see lugu, et kui olen ka natukene nagu oma sees, kuidas ma ütlen siis, konfliktis, nimetame nii, heas mõttes see sisekonflikt alati ei tähenda halba asja, nii nagu päriseluski väljaspool on see hea asi. Ühtepidi öeldakse, et ära sea endale kõrgeid ootuseid üldse elule ja teistele, kõikidele, sellepärast, et sa pettud. Aga kas mitte need samad pettumused polegi need, kus kohas sa tegelikult nagu valikuid teed, mis tõttu me võib-olla vahem nagu oma unistustest ja visioonidest lükkame nad justkui nagu ära, sellepärast me ei taha pettuda, ja me ei taha tegelikult seda muutust läbi teha, sest see tundub meile ilgelt nagu raske ja valus, aga paratamatult tulevad kaasa sellega pettumused ka, ja see on koht, mida me läbime, et võt sina oled ka olnud ju see, kes jagab seda samat mõtet, et ära sea nagu ootuseid mitte millegi osas, et võt mina olen jõudnud täna sinna kohta, ma ei teagi ja ma ei olegi nagu ühtegi head, ütlen ausalt, vastust veel sellele saanud ja elu lihtsalt näitab mulle selle, et ma tean, et ma olen oma kõrgetest ootustest alla andnud ise, sellepärast, et valus ei oleks lihtsalt kogeda vastupidist, aga võib-olla see ongi sama tee selle täitumiseni läbi nende pettumuste. Ja võib-olla läbi nende pettumuste tuleb ka selgus, et millised ootused on mõistlikud ja realistlikud millises kontekstis. Ehk et tuues nüüd seda paralleeli näiteks organisatsioonide maailmadega ja autoriteetidega ja juhtimissuhtega, siis kui mu ootused pärinevad sellest, mida ma ootasin oma lapsevanema käest lapsena ja ma seda ei saanud
aga see alateadlik ootus endiselt jääb ja ma kannan selle üle autoriteetidele või oma juhtidele, et nemad pakuksid mulle seda hoolt, armastust ja tähelepanu ja selgust ja turvatunnet, siis, siis, siis ilmselgelt on pettumus ühel hetkel ja see ütleme, juhtimises, töötamises ja kõikides sellistes asjades, sest et see ootused ei ole realistlikud selles kontekstis, mis on selle näitemängu reeglid, ehk et iga organisatsioon on üks näitemäng ja lihtsalt erineva nimetusega näitemäng ja erineva logo all toimub näitemäng, aga näidendid on see samasugune nagu iga muu. Et kui sa lähed ikkagi laste etendust vaatama, siis ära eelda mingisugust nagu väga sügava mõtlemismaailma nagu ümbermõtestamise nagu näidendit, on ju. Et nii nagu see, kui sa lähed organisatsiooni tööle, siis ära eelda näidendid, mis toimub kodus. Vot see on jah selline, et võib-olla sageli oodatakse lihtsalt sellised hästi basic vajaduste nii-öelda rahuldamisi ja ma olen ka näinud, et ma olen palju nendesse nagu kinni jäänud, just seesama turvatunne, mõistlikkus on ju, mistõttu olen ma võib-olla olnud väga palju erinevates keskkondades, kus kohas minu enda standard on teine ja olen jäänud hästi mõistvaks ja mõistlikuks, on ju. Sellepärast, et seal taga oli minu lihtsalt valukoht, on ju. Aga kui ma nüüd sean endale kõrgema standardi, mis ongi nagu nii-öelda austus, ehk mul on turvaline olla, siis ma arvan, et ma võib-olla astuksin mingitest kohtadest palju kiiremini välja, mitte sellepärast, et need inimesed on sellised või sest ma ei taha midagi muuta ja see ei ole minu nagu soov, vaid ma liigun sinna, mis on nagu rohkem tõene minuga, et ma ei hoia kinni keskkondadest, sest tegelikult midagi pole öelda, keskkonnad ka mõjutavad väga tugevalt meid, et ma just ka toon paralleeli sellelt samalt, et ütleme, et üks ilus seeme on see tammepuukene või mida iganes, visata see kuskile sügavasse männimetsa, linnud ju viivad neid ja me näeme, kui pikad need tammed on nii. Kuigi tammeseemnes on absoluutselt kõik nagu olemas, lihtsalt keskkond ei soosi tema nagu nii-öelda kasvu, on ju. Ja see on võib-olla minu jaoks kõige raskem realisatsioon üldse, eriti kus sa nagu nii-öelda näed, et see mõistmine ja hea tahtlikkus ja heaolu ja kõik nii edasi on nagu nii-öelda number 1 sinu väärtused, et need väärtused on ka ümber nagu nii-öelda kuidagi kukkunud, et neid näha tõelisemalt. Mitte, et miski maailmas oleks valesti või pahasti, vaid et asjad lihtsalt on, nagu nad on. Just. Ja saad selle vaatleja kohast tullagi, aga see peab tulema nii, et sulle meeldib kõik. Et sa saad lihtsalt aru, et ühele meeldib šampanje ja teine tahab juua proseccot, mõlemad on fine, et see on elamine oma valguses ja austamine kõikide teekondasid ja valikuid. Mis veel muutuse osas on meil läbi käimata täna? Ma usun, et me kuidagi käisime nagu nii sügavuti läbi ja ma arvan, et me puudutasime muudatuse olemust või muutuse olemust ka väga erinevatest kohtadest. Ja minu arust sa tõid nagu minu jaoks lauale selle koha, mida ma olin ka teadvustanud, et ta ikkagi algab sellest kohast, kui me teeme rahu sellega, mis on. Et kannatuse valmistab ikkagi meie enda soov ja vaatamine, et midagi on puudu, ehk et me ei vaata sellest kohast, isegi inimesi me ei vaata väga sageli, et nad terviklikud nii, nagu nad on. Ja kui sa hakkad seda niimoodi vaatama, siis tõenäoliselt muutub ka kannatus ja muutuvad ka kogemused. Jah, et kui me väärtustame seda, mis on ja tihti ju see vastuseis muutustele või minu enda sisemisel või väljaspoolt algatud muutusele on see, et mind ei tunnistata sellisena, nagu ma olen, vaid mulle üritatakse kuidagi teha selgeks, et ma olen nagu vale, et ma käitun valesti või ma toimetan valesti, aga ma väärtustan seda, mis on ja ka juhid, kes tulevad näiteks organisatsiooni väljaspoolt sisse ja hakkavad nagu muutusi ellu viima kiiresti, sest nad ongi selle jaoks värvatud sinna, selle ongi juhi ülesanne mingit muutust esile kutsuda. Ja siis ta ei väärtusta seda, mis on olnud, ei tunnusta seda, mis seni on olnud, ei pööra tähelepanu sellele, kuidas seni on olnud asjud ja lase inimestel ka rääkida sellest väga, võib-olla ainult läbi selle, et siis kritiseerida seda, et issand, kui nõmedasti ta niimoodi, et meie seal kohas tegime küll niimoodi, Ma olen ise seda teele astunud, libedale teele, et aga
kui me oleme esmalt vastu võetud sellisena, nagu me oleme väärtustatud sellisena, nagu me oleme, siis meil tekib ka huvi arutleda selle üle, aga mis variante veel on olemas, sest et me ootame seda tunnustust, seda olemasolemise aktsepteerimist ja piisav olemise taju, siis meil ei ole üllatuse hirmu, kui me tajume ennast piisavana ja nii edasi. Et kuniks me seda ei ole, kuni me ei väärtusta seda, mis on täna ja mis on seni tehtud, siis ei saa ka liikuda tuleviku suunda. Et võib-olla ühedest järgmistest osadest me nagu käsitleme ka siin rohkem seda, et kuidas seda mineviku väärtustamist nagu teha ja mida sealt veel korjata kaasa enda jaoks nagu väärtustava jõuna. Teine asi võib-olla, mis ma toon, et sul on ka selles mõttes väga tähenduslik roll, mida sa teed ka nii-öelda siis teraapiana, on ju, et minu soovitus on küll võtta hetk ja rääkida need lood oma peas lõpuni kellegi, kes oskab sellest nagu nii-öelda ikkagi juhatada, sellepärast et kui need lood ei ole lõpuni räägitud oma peas või sa oled nüüd ise rääkinud lõpuni oma kogemuste ja siis vaatepunktide järgi, siis sa lihtsalt kordad neid samasid kogemusi, et püüad kogu aeg oma käitumist kohandada ja muuta ja ikka tunned, et see ei ole piisav ja ikka on midagi nagu nii-öelda valesti, et need load tuleb ühel hetkel lõpuni rääkida, neid ei ole tegelikult palju see üks lugu seal taga on, ülejäänud on lihtsalt, mis saab sellest ajandi, et kui see tuum ära räägitud, sul ei ole enam rohkem seda midagi rääkida. Sul on vaja süüdistada ära, sul on vaja nagu ära õigustada, sul on vaja kõik need etapid ära teha selleks, et see lugu saaks lõppenud sinu sees ja peas ja igal pool. Ja, räägime loo lõpuni ära, kuulame ta ära, väärtustame seda, mis on olnud ja mis on praegu ja siis saab üldse järgmist sammu astuda, sest et kui me ei teadvusta seda, milline on praegune koht, siis me ei saa siit astuda järgmist sammu. Sest et me ei ole praegu kohast koha peal, me ei saa astuda sammu sealt, kus me ei ole kuhugi, kuhu me tahame olla. Et enne tuleb sinna saada kohale, et seal, kus me oleme, siis saab astuda sinna, kuhu me tahame astuda. Et siis tõmbame need isegi umbrohud sealt pendusest välja. Mõnikord on tore nii sügavale minna, et ei ole üldse nii hirmuäratav, kui ma seda kunagi nagu arvasin. Et kui võtab isegi 5 aastat aega või 10 aastat aega, et täna ma tunnen, et seal ei ole vahet, vaata. Mõni lugu ongi väga sügav. Ja sellega ei peagi kõigega ise tegelema. Mul on päris mitu sellist juhti, kes on saatnud oma meeskonnas olevad juhid minu juurde üks-ühele töös, sest et nad näevad, et seal on midagi sügavamat veel, et inimene, mõlemad, mitte et juht tahaks, et kuule, muuda see inimene nüüd normaalseks, on ju, et vastupidi, et inimene ise ka saab aru, aga see juhi tööriistakast ei ole teraapia tööriistakast. Ja ei peagi olema. Ja ei peagi olema ja võib-olla olekski see ohtlik, kui see oleks, on ju, et siis on mõistlik täiesti uurida ja vaadata kellegagi koos neid asju, kes on. Mina olen ka ja minust juhina täna nagu näha seda, et sul on olemas sellised, kuidas ma ütlen siis, vahendid nagu terapeudid või coach'id või mida iganes on super võimalused, et sa ei pea ennast juhina, kuidas ma ütlen siis, katki tegema ja kõike püüdma olla, vaid julgelt värbata nagu nii-öelda vajalikku siis asja. Sellepärast tasubki uurida neid erinevaid võimalusi. Et sa teaksid, mis hetkel mingit nagu nii-öelda siis lahendust kellegile pakkuda, sest ma pakun, et väga sageli see nii-öelda vestlusruum ongi mõnele inimesele väga lahendus taipumiseks või sellise uue nagu nii-öelda siis vibe'i välja tulemiseks. Aitäh selle toreda jutuajamise eest. Aitäh, Ivar, sulle ka. Teema püstituse eest, et pole seda muutuste teemat. Klassikaliselt seda ikka käsitletakse kogu aeg, aga ma arvan, et nii sügavalt ma ei ole ise ka pikka aega mõtestanud seda. Ja mina ise ka sain selle raames veel võib-olla ka isegi sellise väikese erisuse aru, mis on need erinevad tasandid. Ma olen ka äärmiselt tänulik, et me selle võtsime vestelda. Ja kui sa hea kuulaja või vaataja tahad mingit teemat, et me käsitleksime, siis võta ka julgelt meiega mis iganes sotsiaalmeediakanalis ühendust ja siis me seda käsitleme, sest et eelmise nädala teema tuli täpselt 2 päeva enne ühelt kuulajalt ja sai käsitletud just tänu sellele. Nii et sinu teemad saavad siia, kui sina neid meile teada annad. Tehke seda julgelt.
jah, nii ja saate kõik saavad jagage, kasu. mulle kunagi meeldib, kui Täitsa Pekkis podcast oli kunagi olemas, siis nemad alati lõpetasid, et ja kui sa tunned, et sellest osast võiks mõnele sinu tuttavale või sugulasele või lähedasele abi olla, siis jaga temaga seda. Et nii levib sõna edasi. Ja paned meile ka like, sellepärast ka see aitab algoritmidel meid ju edasi juhatada nendeni, kes parajasti seda infot vajavad, sest meie ei pane ühtegi eurot nii-öelda siis reklaami alla ja laseme teile loomulikult ja orgaaniliselt siis jõuda sinna, kus ta jõudma peab. Lennakuda orgaaniliselt edasi. Järgmise korrani. Järgmise korrani. Ciao. Ciao.